Meile on väga palju, isegi kohutavalt palju tulnud kirju ja kuulajad soovivad eetris kuulda nõuandeid ja elukogemusi seksuoloogidelt. Ja täna ongi see hea päev, kus on meil stuudios, mul on hea meel teile tutvustada laboranti ja seksuoloog Ivo Edgar Aopauk Kärts-Sinep. Tere tulemast saates. Tere. Tere laborant. Kuidas te ütlete oma nime võib-olla ise? Tõest. Mu nime on Peep Karl Seginägude Pliioks Sarja. Nii. Härra Ivo Edgar. Ja. Missugused on need reeglina need probleemid või miks teie juurde tullakse? Need muidugi need probleemid võivad olla väga mitmesugused. Viimasel ajal on üldsegi see seks võib olla mingil määral üle tähtsustatud, aga paljud tulevad minu poole pöörduvad just sellisel juhul, kui tegemist on naiste rahvas ei saa, ütleme, orgasmi võib-olla ja mehel on funktsiooniga natukene probleemid ja sel juhul pöördutakse muidugi minu juurde ja eks ma siis oma kogemuste varal ja näitliku õppetunniga siin laborant on mul kaasas, alati on taga selles kabinetis ju olemas oma riistade ja näidisvahenditega ja me püüame nagu ühisel juhul sellele paarikesele või paaridele, oleneb palju neid tuleb korraga, neile siis abiks olla, et nad järgmised korrad oma voodiprobleemid saavad mõnusad ja kenasti rahul, korda ajada. Ja, meil on büroos on terve tabel on seina peal, kus on poosid ja siis on ka erinevad kõikvõimalikud seksuaalrogeensed meditsiinivälised vahendid, mida me siis saame tutvustada nii Eskolaabi abil kui ka lihtsalt kätte näidates. No ja me oleme täna siin kaasa võtma mõned asjad, palun näidake. Härra Sarja näitab teile kohe. Peep Ivo Karl Seginägude Pliioks. Härra Sarja, jah, palun, härra Sarja. No võtame kas või näiteks sellise vembla. Siin on üks vembal meil kaasas. Härra Sarja, Segijooks nägu, palun. See vembal on pikk, aga selle vembla tutvustuses ma näitan seda ühte pilti praegu raadiokuulajatele. Siin on näha siis, kuidas on kahe mehega ja ühe nai. Ei, ta on vale pilt, see ajab hetkeks naerma. See on vale pilt, ma näidake palun seda, kui tuleb inimene, see on juba teine järg on see, saate aru, jah? Ülikoolis suusapäevade lõpupilt oli. Te olete ikka naljamas. No vahest tuleb ka sellised koomilisi hetki, kui võtke see teine pilt, kui tullakse need noored inimesed tulevad ja isegi vanemad inimesed ja ei saa oma asja korda, et näidake nüüd seda normaalset poosi. Just, väga paljus algab see probleem just nimelt kodust ja sellepärast ma näitaksin ühte pilti, mul on üks pilt kaasas, kus on nii-öelda ideaalkodu. Siin te näete siis magamistuba, köönki ja vannituba on siin kõrva. Vaat, sellest oleks midagi alustama. Et need probleemid saaksid... Ja näidake neid toole ka, neid toolipilte, millised on kodu, ideaalkodu, sellised. No see on sellised, sealt me hakkame peale, mida? See on siis, mida me noortele kõigepealt näitame. Ja vanadele ka, kes ei tule toime, kellel ei ole ikka, või naiste rahvas ei saa orgasmi ja mehe erektsioonika ei tööta, siis me näitame kodupilte neile kõigepealt, eks ole. Lubage mul päevne, tuleb esmane asi, mis tuleb luua endale normaalne kodu. Mul on siin veel üks pilt kaasas aidast, et kui naine ei saa erektsiooni. No see on suve. Siis on selline pikk pilt, selline kompleks. Kui naine ei saa erektsioone, just nimelt. Siis on aida, siin on aida kompleksi pilt. See on vana rahva komme. Siin on sigala, näete, siin on, eks ole, siin on laut, ait ja lipuvarras on keskel.
see on selline ideaalkodu, saad aru, kõik hakkab peale kodus. Ja siis mul on üks väike mustvalge diapositiiv, kus on siis tagantpoos. Jah, tagantpoos, selle ma tahangi pikemalt peatada. Tagantpoos on tegelikult paljudele inimestele võib-olla esmahetkel tundub selle loomalik. Perversne. Ja perversne, ütleb nii, kuigi ta seda ei ole. Selle mina näiteks soovitan küll, kui inimesed tulevad mulle vastuvõtul esimene asi, kas te tagantpoosi olete proovinud. Kui nad vastavad eitavalt sellele küsimusele, siis ma ütlen, aga miks? Tähendab, ma kohe küsin julgelt, miks te seda ei ole proovinud. Meil on olemas, eks ole, teine ruum, kuhu nad sisenevad, nad proovivad ja mõnikord piisab sellest ja nad lähevad rõõmsalt välja. Kui see ei aita, muidugi me läheme edasi, siis me võtame välja võt selle eseme, näidake nüüd laborant seda eset. See on raske, väga raske ese, aga... Onanismi käepide. Jah. Väga mugav käsitleda. Kuid samas, kuigi see on nagu taunitav onanism kui selline, eks ole, mingi avalikkuses on taunitav. Tegelikult see aitab väga paljusid probleeme lahendada, isegi minu laborant on saanud mõnes probleemist lahti. Oi, Jüri, tunnistage üles sarja. Ka teil olid ju enne... Peep, Ivo, Karl, segi nagu te plii, oks, sarja. Sarja, jah. Lühendatud sarja. Helistati raadiokuulaja Lorri Lüüs. Nii. Soovib teada, missuguseid abivahendeid te soovitate. Meil on, oleneb... Abistaks muidugi võimaluse korral, kui helistas naiste rahvas, ma saan aru, aitaks teda meeste rahvas. Ma arvan ka, et kõigepealt peaks ikkagi mehe endale vaatama ja siis alles esimene abivahend on naistele mees ja meestele naine. See on ju loogiline. Ja minu arstipraktikas sellist muud varianti ei olegi olnud sellist. Helistati sama helistaja soovis veel küsida, et kas te mäletate oma esimest tööpäeva? Jah, see oli... Ööpäeva. Meil on üks tööpäev kestis terve ööpäev. Kui oli Kundast 2 naist, kes tahtsid ennast tsemendist puhastada lasta, aga me ütlesime, et me oleme seksoloogia. Ja see on vale ruum ja siin meil tuli, me seletasime neile 3 tundi seda, et me ei ole tsemendis puhastada, et see on järgmine kabinet. Pärast tuli välja, et probleem oli ikkagi seksuaalne, sest et neil olid tsement kõikjal. Nad ei saanudki erektsiooni. No jah, see oli muidugi jah, tsemendi värk. Aga esimene tööpäev üldiselt läks väga pikaks. Ja ma võiksin öelda, kui ausalt nii öelda lõpetuseks öelda, et minu esimene tööpäev kestab siia maani. Ei ole ööd ega päeva vahet. Kas te võiksite anda oma aadressi või oma palun annan kohe. Telefoninumbri, kui kellelgi on kodudes jäi veel midagi aru saamatut, siis ta võiksid teile helistada. Helistage või tulge läbi Ploomipupõik 24, korter 44, aga ärge minge korter 43, sest seal töötab veterinaararst, siis on võib-olla ei ole kõige meeldivad emotsioonid. Niisiis Ploomipupõik 2444 ja telefon on meil 532-256, 532-256 ja küsige, kas siis mind või siis... Peep, Ivo, Karl, segi nagu te plii, oks, sarja. Või lihtsalt lühendatud sarja. Vot see oleks siis kõik. Oleme teile väga tänulik, et leidsite aega siia tulla ja meiega nii vestelda. Kahjuks alati jääb saates niisugune aeg jääb vajak, aga ma arvan, et me kohtume teiega kunagi kindlasti veel kevade poole, siis kui tundeleegid inimestel löövad lõkkele. Tulge meile kabinetti, siis te näete, kuidas me töötame. Te saate oma mikrofoniga asja juures olla. Selge pilt. Jah.